alateadlike mustrite teadvustamine ja ümberprogrammeerimine. Kui kasutada sõna alateadvus, siis see võib tekitada väga palju küsimusi. Mis see on, kus see on ja nii edasi. See on psüühika teadvustamata osa, millele on üsna raske ligi pääseda. Aga me saame sellest natukene aimu uskumuste kaudu. Uskumused ongi siis need alateadlikud programmid, mis on meisse juurdunud lapsepõlves ja muidugi ka läbi elu selliste suuremate läbielamiste käigus. Meil on 2 tüüpi uskumusi. Piiravad uskumused ja väestavad uskumused. Väestavad uskumused töötavad meie kasuks ja täiesti teadvustamata kusjuures. Me ei pane tähelegi, kus me läheme mõnele väljakutsele sirge seljaga vastu, ütleme ja võtame võimalusi oma ellu vastu. Ja samal ajal piiravad uskumused hoiavad meid tagasi, hoiavad meie tõelist potentsiaali tagasi, süstivad meisse võib-olla hirme ja negatiivset enesehinnangut. Kuidas teha tööd oma uskumustega, kuidas oma alateadvus programmeerida selliseks, et see töötab meie kasuks igal hetkel? Mina soovitan alustada oma eluloo uurimisega, sest väga paljud piiravad uskumused on, nagu ma ütlesin, tulnud just lapsepõlvest. Kirjuta või salvesta oma elulugu ja siis kuula või loe seda ja tee endale järjest märkmeid, milliseid piiravaid uskumusi või programme sa õppisid end ümbritsevate inimeste pealt ja nende läbielamiste käigus. Kui sul on üksi seda natuke raske teha, siis võta endale paariline ja tehke seda koos, sest kõrvalt on palju kergem märgata neid piiranguid, mida sa oled ise endale peale pannud. Ja kui sa oled siis avastanud oma piiravad uskumused, siis kõigepealt kirjuta need piiravad uskumused ümber väestavateks. Lihtsalt mõtle selle peale, mis selle piirava uskumuse asemel tuleks sulle hoopis kasuks. Mida sa saad sellest piiravast uskumusest õppida? Ja siis tuleb luua tegevuskava. Kuidas seda väestavat uskumust hakata endasse treenima? Kuidas oma kehale hakata õpetama uusi veendumusi? Selle vastuse saad sa siis, kui sa uskumuste harjutused läbi kirjutad.